Mina olen Nele Eller, juhin Hiiumaa Käsitöö Seltsi ja selts on loodud 1998 aastal. Käsitöö Seltsi eesmärkideks on kohaliku käsitöö kui eraldi kunsti propageerimine ja elus hoidmine. Korraldame näitusid, laatasid, peame poodi. Kui Käsitöö Selts 1998. aastal alustas, siis oli tal 7 liiget. Tänaseks on neid, kui mina alustasin, oli 45 ja tänaseks on siis 130. Meil on enamus on naised, keskmine vanus on 53. Kogukonnale Käsitöö Selts annab mitmed üritused aastas, mis on väga pika traditsiooniga. Ja Käsitöö Selts annab võimaluse kogukonna liikmetel tulla kokku, saada osa seltsi tegevusest, kus inimestel on ühised väärtused, hoida vanavanemate traditsioone, teeme muuseumiga kõvasti koostööd, väärtustame kõiki inimesi, kes teevad käsitööd. Roheline märk meie jaoks tähendab kohaliku tooraine väärtustamist, kohalike traditsioonide väärtustamist, taaskasutust, materjalide väärtustamist, et ei visata asju ära, vaid praegu väga tihti on kuskil majapidamistes ja jäävad seisma kangad, veneaegsed lõngad ja väga sageli need asjad rändavad prügikastidesse. Et meie oleme välja õiganud, et käsitöötarvikud, käsitöövahendid, et me võtame need vastu, jagame oma liikmetele, jagame teistele MTÜ-dele, näiteks puuetega inimestele ja lastele, kes saavad nendest teha mingeid asju, et sihuke asjade väärtustamine ja pikk kasutamine, see on meie jaoks hästi oluline. Kui ma isiklikult näen kuskil tootel rohelist märki, siis ütleb mulle kohe, et ta on nagu päriselt kohalik. Seal võib olla kohalikku toorainet, kindlasti kohalikku tootmist, loodust säästvad materjalid. Kui on valida, et minna kuskile näiteks välismaale või kuskile mandrile sellistele külalistele, siis ma eelistan igal juhul rohelise märgiga tooteid, sest see näitab, et see on päris.